vale on? Venitus. Venitust ei ole, eks. Selle lihas, lai lihas, kui harjust on mõnes, praktiliselt ei töötagi. Tõmbad kätega, mingi määral, ütleme siin harjutuse lõpuvaasis selja lai lihas pingad, kui ikka kuu jääb venitus. Pool tööd, et tegelikult on tõesti sama ajal, kui teed rinnad surumist sellise amplituudiga. Praegu kuulub 20 venitus. Pool töödet tegemata selle. Muidu teisi seljaharjutusi tehakse valesti. Siis jäetakse ära see venitusvaas. Nagu me enne ütlesime, et sama nagu teha rinnad sulumist, et selline amplituudi. Kasvab see rinnalihas, siis vajab küll. Õige on see, mida peaks ka koolitusel õpetama, et selg ei tohiks olla kume. Selg peab vähema nõusuks või ütleme täitsa sirviks. Sa ei tohi mitte painduda seljast, vaid sa pead liikuma ette puusaliigesest. Puus peab jääma seljaga ühele tasemele, ühe joone peal, nii nagu sa püsti seljad. Nii jääb puus ka tegemisele. Õige liigutus oleks siis selline. Sama asi on, kätt ei ole sirviks vastu, jõud jääb kätte taha ja õlast ette. Võtad mingid võssik ära, siit või paar selline. Sellisesse asendisse kogu aeg. Siit liigub õlast ette. Selline võiks olema see venitus siit, kus hakkad tagasi liiguma. Siit õlad taha. Alustad midagi või? Pala selg on tugev, see raskus ei ole väga suur. Võid lasta üle selle piiri natuke. See on ise juba tunnetus küsimus, kui palju seda võib teha. Et seda venitust veelgi suuremaks saab. Ühe käega teeb nüüd nii. Kahe käega. See võib endale mingisugune sellikus, see on või ei ole, see ei ole. Et ei ole siin keskelt, kui ühe käega või lähed üksteist välja, seda venitus saaks maksimaalselt pikalt. Siit on venitusel läheb siis samamoodi. Kätt ei ole sirveks lasta. Käsi on väikse nurgi kõveraks. Ja õlast liiga kätte. Nii palju kui saab. Selg korralikult välja võitakse. Ja siit hakkab tõmma taha. Õlast tuleb lasta. Ja ilmselt. Ette lastes õlast maksimaalselt venitus. Kui seda venitust jälle ei tee, paned see rinna vastu või tõmbad. See toimub treenid endale käisa. Ära ei jälgi peaaegu see venitusvaasta ja mingisugune tahamine, mida üks ei ole vaata. Ja loomulikult see paigas, kui tehakse täiesti raskusega, millega tegelikult see tõmbaksid külge. Kui teha seda niimoodi, nagu klassikaliselt tehakse, veelgi toetada, seda vinki. Seda asendab palju erinev ei ole.
teha, siis kui jalad on siin, nagu paljud seda teevad, kui siin, siis tõenäoliselt on lihtsalt küljelised, millega selgi jookseda tehakse. Jällegi on oluline see venimus. Jalast välja laskma. Nii palju kui saab. Tasub puutuda enda fikseerida selle venimus ära, kerge puutuda vastu maa. Venituse pikkus saad ise regullida selle käega, eks. Saad nii palju alla, nii palju venitusse. Või noh, see oleneb juba kuidas. Kui pikad on käed jalad. Aga liigutus oleks selline. Siia läheb. Siit venitus saab. Kes ütleb mulle, miks ta siis rinna liha sisemist poolt rohkem kui ankutega teed või kangi sobi? Olete. Vastus on hästi loogiline. Kui vaadata seda. Või kui mõelda pinge lõpul. Just pinge on lõpul. Antitega tehes ülemises faasis sul ei ole vaja muud teha, kui ainult siin põhimõtteliselt tasakaalu hoidaks. Maina lihas on pinges küll, mitte sellises pinges, kui kuidas külje peale tahab, eks. Siin on kõige suurem pinge. Seda harjutusi peaks tegema. Väga paljud meil teevad linnalihase alumisele poole, kas teistes seda harjutusi tegema. Aga kindlasti peaks kasutama seda, et kui oma treeningusse teda nagu pookida, siis ütleme üle trenni. Kaks harjutused on põhiharjutused, horisontaalid surumine, kalpid surumine kangiga. Siis üks trenn võiks olla kalpi antritega lendamine, teine kalpi klopiga. Kindlasti soovitas seda enda roos. Ma räägin päris. Et kes ei taha enda liigust rinnale jääb, see loomulikult kõik meil harjutusi mitte teha. Aga kes ajab väga seda liigust. Ja seda rolendust tähendab päris kätte saama. Piisab sellest, kui sa eelsete sellise kehanurraga, sellise väljuga. Sest harjutus on mõeldud linnalihase alumisel poole sisemise osa tegema. No töötab ka väljumine, aga klokiga seda teha just see sisemine pool. Seda joppega ei ole. Palju ei ole. Väga hea, võtta lahti Schwarzeneggi kambikaju, kes teeb kokku. Vaadake, milline meil venna rinnal jõutis. Mul on näitus, võib-olla vaadata seda. Ja vaja kindlasti poole saadi. Kui me võtame see, et see on see võimalikult hea sinna, peaks alustama taga, käed sirgel, panna jalad kohe õigele kohale, mitte siia, mitte sinna. Aga sa tõmbad, kõik asjad peavad kohe siia, ei vaja kas uuesti midagi sätta. Oikealle kohdalle, olad on takana, kikk sees. Siin on ka, et kui tahate treenida rinnalihased, ma ei räägi maksimitulemustest, te võtate lihtsalt tugeva aseti, mitte sitä siltaa niin paljon.
Ja se on rohkein siihen ylöspuolelle. Kun se joutuistuminen vahe on siinä, että siltä on kovempi ja aselakseen kaukeammalle. Samassa kädet on myös niin, kuten siellä. Pinkut tekee yläselkää, olisi tarkis. Särkikasvumiseksi. Että kun ne särkitään niin monta ja kova särkitään, kun ne kasvaa 400 kiloa, se ei kyllä auta.